Tere õhtust! Alanud saade kannab järjekorra numbrit 16 ja jääb käesoleval aastal viimaseks. Seetõttu tundub meile olevat õige aeg heita pilk peagi algavale ja eriti põnevaks kujunevale UFO-aastale 2017. Kas USA UFO-saladused avalikustatakse? Meie aja prohvet David Icke Tallinnas Tondiraba jäähallis. Georgi kosmoseuudis. Islandi ülikooli emeriitprofessor ja kapten Leonhard Niit reinkarnatsioonist. Mõtteid, arvamusi ja ettepanekuid meie saatesarja vaatajatelt. Aastavahetuseni on jäänud pisut rohkem kui 3 nädalat ja selle aja jooksul võib maailm teada saada nii mõndagi huvitavat. Ja eriti väärib märkimist tõsiasi, et võib-olla see informatsioon tuleb otse Valgest Majast ja võib olla seotud UFO temaatikaga. Seda laadi informatsiooni on monitoorinud, jälginud hoolikalt viimastel nädalatel ja päevadel Igor Volke. Ma palusin tal täna tulla stuudiosse. Tere tulemast. Tere. Ja Igor, kas võib olla tõenäoline, et president Obama veel enne, kui ta jaanuari teise poole algul oma ameti maha paneb, teeb mingisuguse olulise avalduse seoses UFO temaatikaga USAs? No, ufoloogial on omane selline pidev seire vaadata, kuidas riikide ja valitsuste nagu pealispind toimib salastatuse ja lahtisalastatuse temaatikas. Ja märgatav on ju Prantsuse ja Inglise, Brasiilia, Uus-Meremaa, Austraalia arhiivide väljatoomine. Siis tuletan meelde veel 2015 aastal Dmitri Medvedev Davosis majanduspoliitika sellisel suurfoorumil andis kuluaaris mõista, et UFO teemades, kui Obama ei tee avaldust, siis Venemaa teeb selle ise. Et oli kerge nagu jala peale astumine. Siis sama aasta nagu jõuluteel Medvedev tegi nagu kogemata sellise avalduse, mis läks Intersati kaudu maailmale. Ja see kõlas selliselt, et tulnukad on olemas, Nõukogude või Venemaa eriteenistused hoiavad sellel silma peal, et nendel on raportid maailma informatsiooni kohta ja Venemaa kohta eraldi. Ja nagu andes vihje, et väga huvitavad arengud ootavad ees ja et nad on seotud teatud nagu avaliku arvamuse protektsiooniga, et ei tekiks kultuurishokki või mingisugust suuremat sotsiaalset dissonantsi. Sama on rõhutanud ju ka Vatikan. No võt. Ja kuna Obama administratsioonist lahkus ju Clintoni kampaaniat ettevalmistama John Podesta, kes tegigi teatavaks, et tema suurem läbikukkumine on see, et tal ei õnnestunud UFO musta kasti avada selle valitsusega ja andis kindla signaali valijatele, et kui meie tuleme või õigupoolest, kui Hillary tuleb positsioonile, et siis ootab avalikust ees nende mustade kastide või UFO informatsiooni avalikustamine ja lahtisalastamine. Juhtus aga teistmoodi. Ajalool on jõnks sees, ütles üks mees. No, ja kuna nüüd Trumpi administratsioon astub ametisse mõne aja pärast, siis on demokraatidel ja konkreetselt Obamal võimalik ajalukku minna just ka selles võtmes, et ta teeks Valgest Majast sellise avalduse. Et ütleme siis niiviisi, et sellelaadse informatsiooni allikates on praegu informatsioon liikumas, et Obama kaalub seda võimalust teha jaanuaris teatavaks siis nii-öelda selle maavälise mõistuse olemasolu, siinolu, see on siis see presence ja vähe veel ka siis koostöö. Et kuidas see alla neelatakse ja kuidas see toimub, mina ei oska seda öelda, aga ma tean, et niisugused sahinad on. Ja selle taustaks paralleelselt jookseb ka tegelikult veel armee ringkondadest
selline teade, et kõrgemad sõjaväelased on valmistamas ette omamoodi deklaratsiooni. Ja kui nüüd meenutada veel seda, et Podesta siin mõni kuu tagasi moodustas siis CAP nimelise või abrevatuurse sellise organisatsiooni Ameerika nagu progressiks või arenguks, siis tal on seal juhtiv positsioon ja teades tema nii-öelda X-File'i huvi ja lubadusi, siis ma näen, et armee esindajate ja Podesta koostöö on peaaegu osa kaheraudsest, et kas nüüd Obama enne oma torust ja siis Podesta oma organisatsioonist või on ta ajastatud nii või naa või jääb isegi pauk tulemata. Ma ei ole kindel, aga igatahes põnev on jälgida, sest jõuluaeg on lähedal ja ma meenutan aastakümnete taguseid, et väga paljud noored vaatajad ei tea seda, et Gordon Cooper, Ameerika astronaut, kui ta nägi orbiidil UFOsi, siis oli tema teade selline: Houston, jõuluvana on tegelikult olemas. Ja see tähendas seda, et ta nägi arvestatavaid tundmatuid lendavaid objekte orbiidil, mida siis hiljem algul kaverdati, pärast on ta nüüd välja tilkunud. Et ootame neid tilkumisi edaspidigi. Novembril tõi Tallinna Tondiraba jäähalli hulgaliselt inimesi David Icke. Uusaja prohvetiks kutsutud mehe ligemale 10 tundi kestnud esinemine. Nendel päevadel toimus Tallinnas ka tema uue raamatu esitlus. Tondiraba jäähallis oli kohal Igor Volke ja oli meeledi nõus tulema stuudiosse, et jagada oma muljeid ning vaadata veidi põhjalikumalt järele, kes see mees tegelikult niisugune on ja missugust õpetust ta meile kuulutab. Icke on silmapaistev jalgpallurite plejaadi esindaja. Ma mõtlen siin Rod Stewarti, Julio Iglesiast ja siis David Icke, kes kunagi loobus jalgpallist tervise tõttu, siis asus jalgpalli ajakirjanikuks ja peale seda ootamatult sai nagu valgustatud, mis on nagu prohvetitele iseloomulik. Ja tegi teatavaks, et ta on Jumala poeg ja siis alustas tasahilju oma fantastilist missiooni. Kui vana ta oli siis, kui ta selle valgustatuse omandas? Täpselt, ma ei ole tema nii-öelda biograafiat jälginud, aga kuskil 30-ndates, eks ole, et praegu ta on 60+. Et nagu ütleme Jeesuse elu vaadates siis umbes samas tsüklis ja siis hakkas maailmale kuulutama nagu uut tõde ja see tõde sisaldab niisuguseid komponente, mis huvitab mind loomulikult ka ja see viis ka mind teda kuulama. Et nimelt ta räägib ka maavälisest mõistusest, ta räägib reptiilidest, ta räägib fantastilisi asju kokku, arhontidest, arhetüüpidest ja kuna on tegemist sellise väga mahuka, püsiva ja ühest küljest vaadates täiesti jabura kontseptsiooniga, teiselt poolt aga ta, kui nüüd vaadata antropoloogilise või folkloristliku, siis folkloloogia seisukohast, kus või ütleme siis profetoloogia seisukohast võiks öelda, et on tegemist fantastilise nagu seriaaliga. Et võtame Eelias, Jesaja, võtame Risti ja Johannes, tuleme edasi, jõuame keskaja üksikuid ei hakka puudutama, siis Rasputin ja siis uus aeg kingib meile või nii-öelda New Age'lik periood kingib meile seal raaheleid ja igasuguseid uusi kogukondi ja nüüd kõige värvikam nende hulgas ja jõulisemat on siis särab Icke. Tallinnas toimus ka tema raamatu eestikeelse versiooni esitlus ja ma olen seda raamatut sirvinud vaadanud. Mulle tekkis seda kirjatükki uurides nagu niisugune tunne, et tohutult palju on seal väga erinevad asju kokku pandud, et
missugune see ühine nimetaja siis on kõigel sellel, mida selle raamatu kaante vahelt leida võib ja missugune on nagu see põhiline sõnum. Mida ta siis kuulutab tegelikult? Kas õnne või õnnetust või mida me peaksime tegema, et me elu paremaks läheb või need võib olla väga niisugused primitiivsed küsimused praegu, aga ikkagi huvitaks nagu niisugusel juhtumil, et mis on siis see sõnum, mida meile tahetakse edasi anda? Ja, et kõigepealt niiviisi, et on tegemist nagu Carl Gustav Jung ütles moodsa müüdiga. Jung nimetas seda küll UFO-fenomeniks, aga kaasaegne ufoloogia ja UFO-fenomen on kasvanud märksa suuremaks poliitiliseks, vaimseks, spirituaalseks, mingisuguseks liikumiseks ja laamiks. Ja võt tegemist on niisuguse moodsa müüdi hästi formuleeritud ja vormistatud nähtusega. Sõnum on aga väga lihtne, et ärgake üles magajad ja seda kroonib siis niisugune kvintessents, mis tähendab, et meid valvatakse, millele juhtis tähelepanu Hermann Obert, et lääne raketiasjanduse isa. Et meid valvatakse, meid manipuleeritakse, me oleme kellegi tööriist. Et teisisõnu võiks öelda, et inimkond ärgake, wake up, et vaadake, mis teiega tehakse, vaadake, kuhu te liigute, siis selles kahtlustatakse igasuguseid kurjameid ja negatiivseid jõude, mis on ju terve, eks ole, see on niisugune sotsiaalse darwinismi fenomen, et vaadake, et põõsa taga tonti ei oleks ja vaadake, kuhu te liigute. Ja positiivse niisuguse meeldiva signaalina on see, et kui küsida ta käest, et hea küll, et sa räägid kõik hullu ja hirmsad kokku, et aga mis siis see lahendus? Siis lahendus on universaalne armastus. Et inimesed peaksid muutuma uueks, paremaks ja teisemaks. No mis selles halba on? Et on ju veider äratamise viis. Mulle ta meenutab siin selliseid Disney Tom ja Jerry filme, kus laugusi tõmmatakse lahti, et valgus silma paistaks. Ja eks ta kohati olegi nagu valuline ja teisest küljest ta põhjustab akadeemilise ja mitteakadeemilise argise ja kirikliku ja selle vahel selliseid krampe siis samal halvaks panu. Igatahes ta on raputav, šokeeriv, et ta teeb oma tööd. Nii et fenomen, mis töötab nagu normaalse ärkamise suunas. Ka üks minu Rakveres elav tuttav ostis David Icke'i raamatu. Andrese igapäevane töö möödub suures elektroonikapoes inimesi teenindades. Vabal ajal tegeleb ta juba pikemat aega fotograafiaga ja maailma asjade üle järele mõtlemisega. David Icke'i raamat annab tema arvates võimaluse vaadata meid ümbritsevale maailmale hoopis teistsuguse pilguga. Georgi tänane kosmoseuudis on pühendatud veebruaris 2017 USA's toimuvale ülemaailmsele ufoloogide kongressile. Veebruaris 2017 toimub USA's Arizona osariigis UFO kongress. Ülemaailmse UFO kongressi korraldamiseks on see osariik eriti sobiv paik vähemalt 3 põhjusel. Esiteks seetõttu, et Arizonas tuntakse ka kui Suure kanjoni osariiki. Olen seda Colorado jõel asuvat kanjonit oma silmaga näinud ja võin kinnitada, et sain fantastilise elamuse. Teine põhjus on see, et 19. sajandi lõpul asutas Percival Lowelli nimeline mees Arizonasse Marsi vaatlemiseks Flagstaffi observatooriumi. Miks rajati observatoorium esialgu eeskätt Marsi vaatlemiseks? Ilmselt seetõttu, et 1877. aastal oli üks Itaalia astronoom avastanud Marsi punaka värvusega mandrid läbiva korrapärased jooned. Ta nimetas neid jooni kanaliteks. Aastaid hiljem avaldas Itaalia astronoom julge mõtte, et kanalid pole midagi muud kui hiiglasuur niisutussüsteem. Maailmas hakati rääkima meie naaberplaneedil elavatest arukatest olenditest.
Marsi kanaleid hakati hoolikalt vaatlema ka Arizonas asuvas Flagstaffi observatooriumis. Arizona osariik ja selle pealinn Phoenix näib olevat väga õige koht ufoloogide ülemaailmse kongressi toimumise paigaks veel ühel põhjusel. Rahvusvahelises ufoloogide kogukonnas on hästi tuntud niinimetatud Phoenixi tuled. Need kummalised tuled on saanud oma nime Arizona osariigi pealinna Phoenixi järgi. No Phoenix on tuntud juba ufoloogias siin üle 10-15 aasta, sellepärast et kuulsad on niinimetatud Phoenixi tuled. See oli tohutu massiiv suuri valgusi Phoenixi linna kohal, mille vaatlejateks olid 10, kui mitte öelda 100 000 inimesed, nende hulgas ka Phoenixi linnapea Symington, kes hiljem senaatorina tõstis selle teemaga senati tasemel tähelepanusse ja ta on võtnud väga paljudel kordadel avalikult esineda ja toetada, et need nähtused vajavad selgitamist ja kuna teda on pühendatud ka nii-öelda tagamaadesse ja asjadesse, siis ta on nõudnud selle laadse informatsiooni nagu avalikuks tegemist. Millal neid tulesid seal nähti? 90. aastate lõpupoole, nii et see oli sellise ajastu niisugune üks suuremaid vaatajaskond oli või vaatlejate arv oli väga massiivne, see oli see põhjus. Aga Phoenixi ülikool on ka ja Arizona ülikool nimelt on huvitav selle poolest, et seal tegi mõned aastad tagasi huvitava nii-öelda tulnuka uurimisprojekti Stephen Hawkingi tütar. Nii et see kandis nimetust Hello Alien, kus ta lasi uue põlvkonna, tähendab koolilastel, eriastme koolilastel kirjutada nagu pöördumise tulnukatele. Sellega siis püüdes selle arhetüüpset alateadvuses peidetud infi, et äkki meis on nagu Energma ütleb, et täheaine ääl või mingi kosmose ääl, et kuidas see siis ennast avaldub ja kuidas see areneb. Nii et Arizonas on tehtud tõsist uurimistööd ja ka entusiasti kogutud, see on sobiv kliima ja seekordne üritus siis toob kokku, ütleme, väga tuntud nime 4 tähe kindrali John Alexandri, kes on kirjutanud selle teemalise raamatu pealkirjaga UFO. Siis mul on kaasas siin Bob või Robert Davise raamat, kes on nii-öelda uue põlvkonna huvitava teoreetik. Ta on üks esinejatest vanast koolist, loomulikult Stanton Friedman ja palju teisi huvitavaid. Et ta on hästi tasakaalustatud nii humanitaaria kui sotsiaalteaduste kui ka loodusteaduste poolt. Eelmises saates alustasime Islandi ülikooli emeriitprofessori Erlendur Haraldssoni uurimuste tutvustamist, mis seotud eluga enne ja pärast elu. Täna anname põgusa ülevaate teadlase elukäigust ja õpingutest. Seejärel saab sõna Leonhard Niit, mees, kelle elukogemus kinnitab nii mõnegi Erlendur Haraldssoni arvamuse ja oletuse paikapidavust. Nüüd aga katkend intervjuust Islandi ülikooli emeriitprofessoriga, mille salvestasime 20. oktoobril Tallinnas Islandi väljakul. When I had finished my studies in the gymnasium In Reykjavik. in Reykjavik, yes, then I studied philosophy for some years. Where? First in Copenhagen, also in Scotland, and then in Freiburg in Germany. And when I had been studying philosophy for some 4 or 5 years, I left that and I returned to Iceland. And then I worked for a few years as a journalist. In which newspaper or television or radio? I worked for the Alþýðublaðið, the People's newspaper that was published by the Social Democratic Party, the party of Hannibalsson. Yes. Well, he was not, of course, prominent at that time, but it was the party that he was in, and later was a leader of that party. And then after that, after some years, I went back to studying
but then I changed the subject to psychology. And I finished that in Germany, in Freiburg first, and then in Munich. And then I got a PhD from one professor, Hans Bender, in Freiburg. And then I went to America for 1 year, and at the Institute of Parapsychology that was directed by J.B. Rhine. And after that, I went for a year to the University of Virginia in Charlottesville, where I met with Professor Ian Stevenson, who was very keen on studying cases of children who remembered past lives. Erlendur Haraldsson on kogunud tõendeid nõndanimetatud hauataguse elu ja uuesti sündimise võimalikkuse kohta erinevates Euroopa riikides, USAs, Indias ja mujal. Jätkame tema kogutud tõendite tutvustamist peagi algaval aastal. Emeriitprofessori uuringutega haakub hästi see lugu, mille jutustas mulle kapten Leonhard Niit aastal 2003 Tallinnas. Leonhard Niit sündis 1928. aastal Hiiumaal Käina vallas. Rootsi sattus 16-aastane noormees teise maailmasõja keerises. Seal omandas ta kaugsõidukapteni elukutse ja sõitis ligemale veerand sajandit suurtel uhketel kruiisilaevadel kaptenina. Muide, ta oli esimene välismaalane, kelle kätte Rootsi merevägi usaldas ka ühe allveelaeva juhtimise kaptenina. Oma värvika elu viimasel aastakümnetel elas Leonhard Niit Tonga kuningriigis. See asub Vaikse ookeani selles piirkonnas, kus on ka Uus-Meremaa ja Hawaii saared. Ta asutas seal saareriigi esimese süvaveekalu püüdva ja eksportiva firma. Aastal 2003 salvestasin Tallinnas Leonhardiga mitu pikemat intervjuud ja järgnevalt näetegi ühte katkendit nendest jutuajamistest. Kui sinuga pikemalt vestelda, siis korduvalt näitad sa näpuga ka kusagile kõrgemale ja ütled, et nii on tahtnud minu sõber seal pilvede peal. Sa kasutad mõnikord ka rootsikeelset sõna kompis, mis tähendab sõpra. Kuidas sa oled äratundmiseni jõudnud, et on veel keegi, kes sinu elusaatuse kujundamisest on osa võtnud? Seda on lihtsalt öelda. Kui üks inimene istub maha ja mõtleb ja kui tal pea töötab hästi, siis on ja silmad lahti on ja näeb, mis ümberringi on, siis kõik inimesed peaksid seda leiutama, et mingi kõrgem võim või jõud on, mida kuidagi moodi juhib ehk tegeleb selle maakera suhtes ja inimestega ja loomadega, mis siin on. Olgu mingi on, mis on kõrgem kui inimlik intelligents. Seda leiutasin mitmed aastad ja minu tagajärg ja lapsepõlv on, et olen sündinud, nagu öeldakse eesti keeles, usklikus peres. Isa Johannes Niit oli siis Prii koguduse ja Prii usu koguduse vanem ja tegelane selles väga palju ja niimoodi ise olen mina käinud 8 aastat pühapäevakoolis. Ja kui mõtled, see jutt läheb liiga pikaks, aga ma katsun kontsentreerida, et elukogemused, ma olen 73 aastat vana ja näitab mitmed juhtumid minu elus, millel ei ole mingisugused dokumentärselt ei saa kuidagi tõendada, et mina oleks olnud nii tark ehk nii hea. Hiiumaa poiss kasin need 6 aasta algkooli haridus. Aga mul on kõik hästi läinud, mida ma soovin. Ja isegi mõnda korda, et soovin ühte minna, aga kuidagi muud ei saavuta. Aga siis kogemata juhtub teise tee peale ja mõne aasta pärast näen, küll oli õnn, et mina mitte ei soovitan seda, mis tahtsin. Keegi juhtis mind kusagile kõrvale. Samuti tänapäeva, kui ma Tongasaarel olen, on ka kuud ja päevad, kus kala on vähe ja mõtlen, et ei ole ökonoomiliselt nii hea.
aga siis ütlen sõbrale pilvede peal, et kuule, sina oled mind siia juhtinud, nüüd sa pead minu eest hoolitsema. Ja täna ütlen tõesti, mul on raske öelda isegi, et selle nimi, minu sõbra nime, on see Jumal või Jeesus või kes on, ja isegi olen mõtlenud nagu reinkarnatsioon, mis Tailandi suur usu ja kultuur on. Et võib-olla see minu oma isa ing, mis mind tänapäeva juhib. Aga teised kalalaevad lähtavad näiteks välja Tongal, neid on mitu, tulevad tagasi meie laevade suurused, nendel on 300, kõige rohkem 400 kilo seda kala, mida me ostame, eksporteerime. Minu laevad tulevad tagasi 900 ja 1000 kilo. Mille pärast? Minul ei ole vastust. Keegi meid juhib. Meil on probleemid, kuidas seda kõige kõrgema hinnaga maha müüa. Ja see on hea omadus. Ja ma ei tea, mina olen igasuguse kembuga teguga oma elus hakkama saanud. Aga meie, kes keegi sõber, mis minu eest hoolitsed, see on, aga seda peaks iga inimene mõtlema, et ükskõik, mis sa mõtled, ise soovitad. Aga keegi on, kes lõpuks sinu tegevust juhib ja teeb. Kas õnnestub, ehk jääb sõrmukse vahele. Tänase saate lõpuminutid pühendame meie postkasti sisu uurimisele. Erilist tähelepanu väärib Valgamaal Puka alevikus elava Eha Luide kaastöö. Endine kooliõpetaja võttis vaevaks isegi oma UFO-vaatlused akvarellidele vormistada ja oli lahkesti nõus neid meile tutvustama. Ja need akvarellid on meil siin järjekorras ümariku laua peal ja Eha, suur aitäh kõigepealt, et andsite teada sellest unikaalsest juhtumist ja olete nõus täna meile seda kõike meenutama. Peagi algava aasta esimeses saates uurime Eha Luide UFO-vaatlust põhjalikumalt ja küsime, mida arvab asjast Igor Volke. Täname kõiki, kes on meile aasta jooksul kirjutanud, meilinud, helistanud ja kusagil võib-olla lihtsalt niisama nööbist kinni võtnud. Lugupeetud saatesarja Taevariik ufodega vaatajad. Täname teid kõiki südamest tähelepanu eest ja kui kõik läheb hästi, siis kohtume taas juba jaanuaris 2017. Mõnusat aastavahetust!